Tšau, mina olen Alo. Põllukangelane. Olen sündinud ja terve elu veetnud Viljandis. Perekond on mul põllumajandusega nii pikalt seotud, et sündides anti mulle lutipudeli asemel hoopis reha kätte. Aga elu ainult põld ja vagu ei ole. Vahepeal ajan väljakul palli taga, siis võtan vibu kätte ning proovin märki tabada. Mõnikord isegi taban ka. Kuna viimased 2 aastat olid keerulised, siis ma loodan, et see aasta tuleb väga hästi. Siis, et asjad silmes püsiks, tegin enda jaoks väikest tabeli. Sügise sai pandud, ütleme, et 87 hektarit jämedalt sai külvipinda ja kevadeks jäid siin 64 hektarit niimoodi külvata. Tallinnisu sai 33 hektarit maa. Tegelikult oleks võinud veel panna, aga kuna aeg oli hiline, siis mõtlesin, et ei pane. Kõige õnnelikum olen talirapsi üle, et talvitus hästi, kõik on alles. Et nüüd ongi, tuleb panna väetist, siis lööb taim elama. Ja siis kevadeks on 64 hektarit jäänud. Et panen natukene uba, ernest ja siis tuleb ka jämedalt tuleb 10 hektarit suviotra külvata. Sellega saab kevad nii-öelda otsa. Et kuna praegu on hooaeg hakkab kohe pihta, siis ongi vaja panna asjad löögivalmis ja loodame, et tuleb ka produktiivne uus hooaeg, nii et olge valmis. Panen traktori sooja, lähme kündma. Vaatame, kuidas tänane päev läheb. Karbis panen russida. QRF-i ajal magan. Sinna kuud tahan, ei ma jälgi mingit kava. Ma magan kirsad vastu ahju, pelan plesa kogu õhtu ja teen teravaga õhku. Paak täis. Ader määritud, rehvirõud kontrollitud, sai traktori hooaja esimene sõit võetud gaasika põllule, et mullakihte segada. Mis seal ikka, ader maasse ja anname põllule uue elu sisse. Eelmine aasta oli antud põllul Tallinnisu ja et viljavaheldus katkestada, tuleb sinna see aasta uba. Päev on produktiivne, et maa natuke kohati on märg, aga sujub. Midagi veel katki pole läinud. Loodame, et ei lähe ka, või. Et vaatame, mis päev toob veel. Kevadist kündi tuleb, ütleme, 15 hektarit. Selle teoreetiliselt peaks 3 päevaga ilusti ära lõpetama, isegi 2. Aga teades too aeg alles alguses saame võtta rahulikult ja kvaliteetide taga jääda rohkem. 3 päeva asemel läks nädal, sest ilm ei lubanud ja sai ka kinni jäädud. Kevadel on üks olulisemaid töid talliviljade väetamine. Peale kündmist saigi see töö ette võetud. Et aeg on hakata väetist panema ja siin põllud kannavad. Naabrid juba panevad, tegid asjaolu ärevaks siin, et tuleb hakata panema. Et tuleb minna teise traktori järgi, kuna tuleb 5 elustiili nautida tänase päeva jooksul, sest isa on tööl ja siis ma pean üksi hakkama saama siin. Et tuleb põnev päev. Sellel hooajal on maas 87 hektarit tallivilja. Selleks sai kokku ostetud 75 tonni väetist. Väetamise kulunormiks sai pandud 250 kilo hektarile. Väetis sai sügis väga õigel ajal ostetud, et
praeguse turu olukorra juures ei tahaks enam osta. Hinnad on kasvanud päris korralikult ja tuleb olla rahul sellega, mis on, et siin enam valida ei ole midagi. Kuna praegu käib ka tuli järgmine konflikt esile maailmas. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Siis on ka see tõstnud korralikult kütusehindasid ja sisendkulud tõusevad järjest, et tuleb võimalikult palju panustada enda põldu, et saada võimalikult palju kasvamit. See ei mahu ära siia ju, see küll. Väitsekottide juures. Jah, no natukenegi kuradi, et lihtsalt, et see, ma ei tea, kaua sul läheb umbes. Praegu helistas ka Kaarel Kaljan Skandagrast, kes on agronoom, ta tuleb ka, vaatab, kuidas olukord on. Et Kaarel peaks ka kohe jõudma umbes 10 minuti pärast, et siis vaikselt liigume põllu peale, vaatame, et mis head nõud ta annab meile. Rahulik töö tegemine kaua ei kestnud, sest Mr. Karla tuli lobisema. No tšau! Tšau! Annad mulle head nõu ka või? No kevad on kätte jõudnud, hakkasid väetist panema, vaatan. No naabrid tegid olukorra ärevaks, nii et ma ei tea, võtame taim üles, vaatame, kas taim elab või ei ele. Ilm on täna ilus tegelikult. Ilm on fantast. Homme lubab vihma ka vist natukene, et hea saaks vihma ette väetis hää panna. Näed, elab, valged juured tulevad. No tegelikult taim on ennast hea liigutanud ja vaadates seda tegelikult nisu on juba isegi siin sügise suutnud natuke võrsuda tegelikult, ega ta kõige parane külm sul ei olnud siin. Külv oli suhteliselt hiline ikkagi, jah. Et sügis oli märg ja ei saanud nii kiiresti külvata, kui vaja on nii õigel kuupäeval, aga tegelikult siin on selline 3 võõrset on ilusalt olemas juba. Vahelt kindlasti tuleb veel midagi. Ta nakkab juba 4. Ja ta rääkis veel pikalt. Ma lasen su tööle tagasi, et loodame, et see aasta läheb hästi, et paar viimast aastat ei ole olnud just kõige paremad põllumeeste seas, et see aasta tuleb siis selliseid oma otsuseid väga hästi läbi kaalutada ja mõelda, et mida teha ja kus, et ei tuleks nii-öelda kehva saagi aastat. Suures pildis on sul õigus, et sükst rasket aastat, nagu nüüd viimased 2 on olnud, sükst ei saa enam lubada endale, et tuleb kõik ikka väga hästi läbi kalkuleerida, et kalkuleerida ja ütleme... Ja tuleb otsused ikkagi agronoomidega läbi arutada, et... Ongi arutada, mõelda ja täiesti ikkagi numbrid lüüa Excelisse, mis on mõttekas teha ja mida ei ole mõttekas teha, et täna on näha ikkagi, et põld on ilus ja väetada tuleb ja... nagu siin on, et võiks nagu tulla hea aasta, et talv oli ka selles suhtes soodne, et taliviljad jäid alles, et... Seetõttu ongi, et kui on... lihtne vanasõna, et maja enda vundamendita ei sea, et mingigi vundament tuleb siia toitainete poolelt laduda, et kindlasti seda plaani saame siin hooajal veel korrigeerida vastavalt ilmale, aga täna on esimene aeg seda vundamendi laduma hakata ja väetist panema. Just. Aga okei, ma lasen su tööle tagasi siis. Tööle ja ole sa tubli, nii et... Sina ka, jõukad tööd. Järgmine päev sai veedetud talivilja väetamise lainel. Sellel aastal õnneks ilm püsis ja toetas seda ettevõtmist. Töö kõrvalt ei saa ka ennast ära unustada. Et talvel on nii palju aega, et kuidagi oma vaba aega sisustada, et siis ma käin laskmas. Aga nüüd hakkas seda nii väga uuesti meeldima, et hakkasin ka õues laskma.
ja nüüd tuleb minna, maikuus tuleb Euroopa meistrivõistlustele minna. Türgis, Antalya, et tuleb panna meeskond välja. Et see on üle mitme aasta jälle, kui saab Eesti oma meeskonna välja panna. Ja see on nagu ikkagi positiivne, et mina suutsin ennast tõestada nii palju, et välja minna, et meeskonnas kaasa lüüa. Et talvel on selle nimel vaeva nähtud, et õues ka tulemust tuleks. Et tuleb võimalikult palju trenni teha. Praegu kogu vaba aeg, mis on olnud, see on läinud ka nii-öelda vibulaskmise peale, et pigem ma teen lihtsalt siin Eestis kaasa ja nii palju kui võimalik, siis ma üritaks mingit kas Euroopa meistrivõistlusi kaasa lasta või mingit GP-etappe, aga pigem mitte. Pigem ma lasen ainult nii-öelda Eestis välihooga kaasa. See on pigem hobi, et spordina siis see läheb väga tõsiselt, et siis minul pole sellist vaba aega, et spordina teha seda. Siis kui ma koolis käisin nii-öelda Olustvere, õppisin põllumajandust, siis oli sihuke pikem paus sees, kus ma ei teinud trenni, ei käinud laskmas. Et aga noh, nüüd võttes uuesti kokku ennast, on näha, et potentsiaali on. Et tuleb teha võimalikult palju tööd selle nimel, et jõuda ka kuskile maani välja sellega, et Olustvere teenindusmaamajanduskoolis ma õppisin põllumajandust 3,5 aastat ja peale selle lõpetamist ma läksin uuesti sügise Olustvere, tegin ka 5. taseme endale kohe ühe jutiga. Et sai see ka tehtud enda jaoks, et me hakkame kohe uba külvama, nii et vaatame. Et uba on selles hea eelvili nisule. Et loodame, et see aasta kätte ka saame. Eelmine aasta õnnestus. Viimati proovisin uba aasta 2017, kui oli väga märg aasta. Et siis ei õnnestus kätte saada. No õnnestus kätte saada, aga selle loaga ei olnud midagi teha enam. Et loodame, et see aasta läheb paremini jälle. Täna on, ütleme, et 19. aprill ja läheb hooa külv lahti. No tere, Tom! Hei, põllukangelane! Kas ader on juba haljaks saetud? Või teed veel viimase sauna ja paned siis tule kolvile?